Oi, tere hommikust. Hakkaski pihta juba vist, jah? Mul on siin veel võileib pooleli. Oota, ma ei tea. Peaks selle laua kuidagi ära koristama, et siis saame tunniga pihta hakata, aga ma mõtlen, mis ma selle võileivaga teen. Võib-olla jõuaks seda praegu ära süüa, et ma panen selle külmkappe, et siis ma saan võib-olla lõunasöökiks selle ära süüa. Nii, ja ma panen siit need ülejäänud asjad ka kähku laualt ära, et siis me saame tunniga rahulikult edasi minna. Aga siin on nii palju asju. Leivakott, ajalehepaber, kommikarp, kommid on otsas, tühi keefiripakk. Kuhu ma panen neid kõik? Tõenäoliselt mu prügikasti neid kõik ära ei mahu. Mida nendega teha? Siin on nii palju jäätmeid. Kas keegi üldse teab, mida tähendavad jäätmed? Jäätmed on need asjad, mis ei leia enam otsast kasutust, kuid need ei pea tingimata prügikasti viskama, vaid neid saab millegi muuna kasutada. Need ei kõlba oma otseseks kasutuseks, ehk siis kui me mõtleme näiteks seda leivakotti. Milleks seda leivakotti kasutate? Kui te lähete leivatööstusesse, kus on palju pagareid, liine, kus töölised teevad leiba, siis neil läheb tõenäoliselt vaja seda leivakotti, sest siia leivakotti sisse nad panevad uue ja värske leiva. Aga miks nad panevad selle siia leivakotti sisse? Sellepärast, et see leib ei läheks mustaks ja ei puutuks kokku keskkonnast tulevate bakteritega. Ehk siis meil on vaja leivakotti, et see leib säiliks. Nüüd aga, kui see kott on juba siia minu juurde koju tulnud, siis see ei ole enam oma otseseks eesmärgiks kasutuskõlblik. Ehk siis see on kodus, pluss ma olen seda oma mustade sõrmedega mitu korda juba kinni lahti teinud ja seda ei olegi enam tööstuses. Ehk siis me ei saa seda kasutada enam uue leiva pakendamiseks. Ja nüüd põhimõtteliselt ainuke asi, mis me sellega teha saaksime, ongi see, et me viskame selle prügikasti. Aga mul on siin üks selline äge masin. Nii et tingimata me ei pea seda viskama prügikasti, vaid me võime panna selle siia masinasse. Selle masina nimi on taaskasutusmasin ja ma proovingi selle leivapaki siia sisse panna ja vaatame, mis sellest siit välja tuleb. Nii, mis see võib siis olla? Tundub nagu kott, ehk siis me saime ühest kotist uue koti. Ma ei tea, kas see on väga mõistlik, aga kuna mulle tundub, et need kotid on palju tugevamad, siis ma arvan, et siia koti sisse näiteks sobiks panna see sama võileib, mis mul üle jäi ja ma saan selle kooli kaasa võtta. Ehk siis ma ei pea tingimata minema poodi ja ostma võileivakarpi või kilekotti, vaid ma saan oma võileiva panna siia ise tehtud tugevama kilekoti sisse. Nii, vaatame, mis siin laual veel on. Näiteks see tühi moosipurk. No põhimõtteliselt mul ei ole selle moosipurkiga mitte midagi teha, et ma võiks selle kohe viia klaaside ära kogumispunkti. Aga kuna see masin meil siin juba oli, siis paneme korraks selle masinasse ja vaatame, mis siit tulla võib. See võiks olla pliiatsitops. Tõesti, klaastaarat saab väga hästi taaskasutada ja siin on selline pliiatsitops, kuhu on kangas sisse pandud ja seda natuke ilustatud. Aga mis te arvate, kas nüüd kõik pliiatsitopsid, või kõik purgid, mis meil siin hommikusöögist üle jäävad, kas on mõistlik nendest teha pliiatsitops, lillevaas, küünlaümbriseid? Tõenäoliselt mitte, sest et muidu saaks meil terve laud pliiatsitopse täis ja võib-olla mul ei ole kodus isegi nii palju pliiatseid, mida siia topsidesse panna. Sama lugu on ka selle kommikarbiga. Ma panen sellega korraks siia masinasse. Vaatame, mis siit välja tuleb. Trips-traps trullimäng. Nuppudena võib kasutada pudelikorke. Aga mitut trips-traps trullimängu on koju vaja? No kui teil on 10-liikmeline pere, siis 10 jagatud 2 on 5, ehk siis piisab 5 trips-traps trullimängust. Aga meil ei ole siis vaja teha 6 trips-traps trullimängu. Nii et selle karbiga on täpselt sama lugu nagu selle purgiga. Et kui neid tekib ikkagi liiga palju, siis ei ole mõtet neid mängudeks teha, vaid tuleks neid viia konteinerisse või kogumispunkti.
kast tuli ka vahepeal, vaatame, mis siin juhtub. Aga vaatame, mis mul siin laua peal veel on. Tomatikarp. Tomatit ma olen juba ära söönud. Panen selle ka siia masinasse. Ja vaatame, mis siit tuleb. Mis olla võiks? See mulle tundub, et on kaelakett. Aga kas kellelgi meenub, milline püha on tulemas maikuu alguses? Õige, emadepäev on tulemas. Nii et homme hommikul, kui te hommikusööki sööte ja kui tomatikarp saab tühjaks, siis ma soovitan selle vaikselt laua pealt ära nihvertada ja siis ma pärast räägin, kuidas teha seda masinat, et te saaksite ka enda emale sellise ägeda kaelaketi teha. Aga see, kuidas me seda masinat teeme, selleni me jõuame natukese aja pärast. Wow. Okei. Nüüd läks natuke halvasti. Mul on enne ka seda smuutit läinud pluusi peale, aga selle smuutiga on selline asi, et kuna ta on punane, siis ta ei tule enam pesust maha ja ma ei saagi seda pluusist enam kanda. Ma tahtsin selle nii väga täna selga panna tööle. Mõtlen, mis ma sellega teen. Kuhu teie tavaliselt viite oma riided, mis on teile väikseks jäänud? Uuskasutuskeskusesse, jaa. Aga mul on selline plekk peal ja ma tean, et see ei tule enne maha, sest see on mu lemmiksmuuti ja ma olen seda enne ka enda riiete peale ajanud. Nii ma pean selle lihtsalt ära viskama vist. Kuigi oota, äkki proovime selle ka siia masinasse panna ja vaatame, mis siis juhtub. Kas? Ära sina mine sinna masinasse. Wow, ja tuli selline äge öökullipadi meil välja. Ehk siis nagu te näete, siis seda pluusikangast on kasutatud siin öökulli silmades. Kuna plekk läks ainult varuka peale, siis ülejäänud kangas on tegelikult täiesti kõlblik millegi muu tegemiseks ja seda pluusi ei ole vaja üldse ära visata. Küll aga tõesti seda ei saa viia enam uuskasutuskeskusesse, sellepärast et plekiga riided sinna ei sobi lihtsalt. Pühin oma käed puhtaks vahepeal. Nii, aga mis meil siin veel on siis? Keefiripakk tühjaks saanud. Ma tean, et keefiripakist tehakse linnumajakesi, aga kuna päike paistab, siis linnud leiavad juba õues piisavalt sööki. Nii et ma arvan, et paneme selle siia masinasse ja vaatame, mis juhtub. Nii, mis see siis on? Ruuduline paber. Vau, siin sees on mänguraha. Tõenäoliselt see masin päris eurosid veel teha kahjuks ei oska. Aga tundub, et see on selline trikiga rahakott, et kui me paneme raha siia vahele, siis ta jääb siia nööride vahele kinni. Ehk siis on hea teada, et meisterdamiseks ei lähe ilmtingimata vaja poest ostetud vahendeid nagu paberit, kartongi, vaid võib vabalt ära kasutada näiteks keefiripaki, riisipaki, kaerahelvepaki, kust iganes saab kartongi võtta või mahlapaki. Ehk siis ei ole vaja osta uut paberit, vaid me võime vanu või juba kasutatud pakendeid ära kasutada. Tänane ajaleht. Ma olen selle juba läbi lugenud. Mis te tavaliselt ajalehtedega teete? Panete ahju? Mul siin ühtegi ahju ei ole, aga ma mõtlen, tavaliselt mina viin selle paberi konteinerisse, aga kuna mul see masin siin laua peal juba on, siis panen selle praegu siia masinasse, vaatame, mis saab. Okei, ma ei ole kindel, kas see masin praegu õigesti töötas, sest et ajaleht on ju lapik, aga see on väga ümmargune ja pealegi ma ei näe siit mitte kuskilt, et see oleks, oota, on ikkagi, siin sees on näete ajalehest tehtud, ehk siis siin on kasutatud kliistriliimi ja õhupalli ja ajaleht on pandud selle ümber ja valmis see selline lillepott näiteks. Või seda võib ka kommide hoidmiseks kasutada. Ja see on ümbert ära värvitud, nii et kaugelt ei saa üldsegi aru, et see on tegemist ajalehega. Vaadake nüüd siia laua peale. Peale selle, et siin on üks väga suur smuutiplekk, on järsku 5 minutiga kõikidest nendest jäätmetest saanud mingid praktilised või siis vähem praktilised asjad. Ehk siis mulle tundub, et see masin on päris head tööd teinud. Te kõik nüüd kindlasti mõtlete, mis imemasin see on,
aga vaatame seda masinat võib-olla natuke lähemalt. Nii, siia on kirjutatud kasvuhooneefekti põhjustavate gaaside vähendamise seade. Väga keerulised sõnad, aga tegelikult on asi väga lihtne. Kui ma lihtsamalt ütlen, siis see masin aitab olla lihtsalt keskkonnasõbralikum. Ja te mõtlete, et kuidas seda masinat endale saada? Vaatame, millest see masin siis tehtud on. Ma natuke teen selle masina seest lahti, vaatame siia sisse. Täiesti tühi karp. Ma võin teile öelda, et see on täiesti suvaline kast ja täiesti suvaliselt välja lõigatud. Ja see masin, mis neid asju muudab, on teil kõigil olemas. See on siin, 2 kätt ja siin teie mõistus. Ehk siis jäätmetele uue elu andmiseks ei ole vaja mitte mingit masinat. See oli siuke väike nali. Et teil on vaja natuke mõtlemist, aega, nokitsemist ja siis oma julgust oma käsi kasutada. Ja te saate kõikide selliste asjadega ja ma olen kindel ka, et veel paremate asjadega hakkama. Ja nüüd, kui te mõtlete, et peab olema väga tark, et neid asju teha, siis mul on teile hea uudis. Ei pea üldse olema tark, ma ka ei ole. Et lihtsalt mõelge, mida asjadest teha võiks. Võtke esimene ette juhtuv pakend ja mõelge midagi välja. Ja ärge mõelge 3 päeva või 4 päeva. Mõelge 5 minutit ja tehke lihtsalt midagi valmis. Aga ma sain aru, et te olete mõned küsimused mulle esitanud. Ma vaatan, mis te küsisite minult ja proovin neile vastata. Laupa kool 1. klassis küsib, millised pakendid on kõige ohtlikumad. Minu meelest on kõige ohtlikumad need pakendid, mida visatakse valesse kohta. Ehk siis selleks võib olla ka lihtsalt näiteks seesama kilekott. Kui see on valesse kohta visatud, siis sellest võib tulla väga palju õnnetusi. Lenna Hageris küsib, mul on öökullipadi kodus. Väga tore. Kas te teete neid? Ja ma ise teen neid öökullipatju. Te võite ka järgi proovida. Kui teil on mõni plekk pluusi peal, siis kasutage oma pluusi ja te saate endale ka selle teha. Toila gümnaasiumis küsib Rasmus, mida olete meisterdanud? Kui ma nüüd teile ühe saladuse reedan, siis kõik need asjad ongi minu meisterdatud. Ja Hageris küsib ka Triineliis, kas sa oled palju asju ära visanud? Kui ma ausalt ütlen, siis olen küll palju asju ära visanud, sest et Triinelis käib 1. klassis, järelikult on umbes 7-aastane, nüüd ta on minust 3 korda noorem, nüüd mina olen siin maailmas 3 korda kauem elanud, võib-olla ma olen tast 3 korda rohkem asju ka ära visanud. Nii, ja Tartu Hansa koolist Katriin küsib, mida ise taaskasutanud olete? Ma olen neid samasi asju taaskasutanud, aga ka veel väga palju erinevaid asju, kuna see on minu töö, et ma mõtlen välja, mida lastega koolis meisterdada, mida erinevates pakendis teha, siis ma olen ilmselt kõiki asju proovinud korra taaskasutada. Mõni tuleb paremini välja, mõni halvemini. Aitäh nende küsimuste eest. Võtame ühe küsimuse veel. Ja, võtame. Et siin kõigepealt ma ütlen ära, et Gustav Adolfi gümnaasiumi lapsed tahavad kiita. Teete väga lahedaid asju. Aitäh. Ja siis Marten Hansa koolist 2. klassist. Mis siis saab, kui olen nii palju meisterdanud, et tuba on asju täis? Selle vastu on mul üks väga hea soovitus. Marten, kas sul telefon on? On, väga hea. Siis võtame telefon, leia sealt selline äpp, mis avab su kaamera ja tee kõikidest nendest asjadest pilt. Ja kui sul alguses tundub, et sa ikkagi ei raatsi neid kuhugi ära visata, siis pane need natukeseks ajaks keldrisse näiteks seisma ja siis sa mõne aja pärast unustad need ära ja siis sa saad need õigesse konteinerisse ära sorteerida ja lõpuks ikkagi ära visata. Sest kui ma ausalt ütlen, siis mina olen oma eluaja jooksul nii palju meisterdanud, et kui mul need kõik asjad alles oleks, siis me ei mahuks siia praegu tuppa ära. Aga kuna meisterdamise eesmärk ei olegi alati, et sellest tuleks midagi välja, vaid ka just oma loovuse ja käelise osavuse arendamine, siis mõnikord võib need asjad ka ära visata endast loobuda. Aga siis on alati hea, kui on üks pilt olemas. Ja siis Rakvere gümnaasiumi 2. klass, et kui vana olid, kui said aru, et taaskasutus on oluline? Kuna mina olen meisterdanud juba väga väiksest heast,
siis tegelikult mul ei ole mitte kunagi olnud sellist asja, et mul on suur käsitöökapp, kus mul on erinevaid litreid, kleepse, värve, asju, vaid pigem ema on alati öelnud, et leia midagi kodust ja hakka meisterdama. Nii et ma arvan, et kui ma olin juba lasteaias, siis ma tegelesin nii-öelda taaskasutusega, aga ma ei mõelnud seda kindlasti, et see on väga oluline. Ega ma tegelikult praegu, ma arvan, ka ei teadvusta seda, vaid mulle tundub, et lihtsalt taaskasutus on äge ja on lahe mõelda asju välja millestki, mis on juba olemas. Ja selle tunni lõpetuseks ma väga loodan, et teil jäi meelde üks väga oluline asi. Ehk siis see masin, millega keskkonda kõige paremini hoida, on teil alati kaasas. Need on siin, siin ja siis siin. Ehk siis teil ei ole vaja mingit pappkasti ega tähtsat seadeldist, vaid piisab sellest, mis teil juba kõik olemas on. Nii et taaskasutus on lahe ja ma loodan, et teil tekkis nüüd suur ind minna koju vaatama, millised pakendeid teil seal kapis on ja midagi ägedat ära teha. Aitäh!